Tere, Mart! Täna räägime sellest, kust inimene üldse tuleb ja kui ta siia maailma on sündinud, siis mis paneb või mis ajendab teda tegema valikuid, mis on need mõjutegurid, mis neid valikuid mõjutavad ja kuidas inimene üldse siin navigeerida saab või oskab selles maailmas, kui ta siia on sündinud. Me tuleme siia maailma ja me satume kõik nagu erinevatesse oludesse. Me ei ole mitte millegi poolest võrdsed. Ühed satuvad ühte kultuuri, teised teise kultuuri, ühed vaesusesse, teised rikkusesse, ühed vahepeale, mõned meeleheitlikesse olukordadesse, mõned satuvad täiesti äärmisse pimedusse. Ja meil ei ole selle kohta niisuguseid täiendavaid, eriti täpseid andmeid, et me oskaks öelda, et see on sellepärast nii. Ja me ei oska ka kellelegi süüd jagada, et sa oled ise süüdi, sellepärast, et ma ei kujuta ette, et vastsündinud last saab süüdistada selles, et tema oleks kuidagi süüdi selles, et ta just sellistes asjaoludes sellesse kohta, sellesse ema ja isa niisugustel tingimustel on sündinud, eks ole. Aga päris kindlasti hakkavad meie valikuvõimalused peale sellest, kui me oleme sündinud. Et meile antakse nagu mingid kaardid kätte ja nüüd on meie vastutus mängida nendega nii hästi halvasti, kui me siis oskame. Ja siin hakkavad kohe nagu kehtima mingid teatud reeglid. Näiteks me ei tohi kurjale kurjaga vastata. Me peame lootma Jumala peale ja nagu armastama õigsust ja armastama Jumalat. Ja võtma nagu tema määrused ja korraldused endale nagu olulisteks postulaatideks ja neid tegelikult oma südames ka järgima. Ja ütleme nii, et me peame tööd tegema, arenema ja muid palju selliseid asju. Ja meie ette pannakse lakkamatult iga päev valikuid hea ja kurja vahel. Ja et kuidas me valime neid, millistes me läbi kukume, millises mitte, siis need omakorda viivad meid kas siis nagu lähemale pimedusele või lähemale valgusele. Sest et nagu me oleme juba varem rääkinud, et kui me valime valguse, valime headuse, siis järgmine valik, kuhu meid elu viib, on juba paremat kvaliteediga. Me saame paremate asjade vahel valima. Kui me seal jälle saame õigesti valida, siis järgmised on veel paremad valikud. Ja vastupidi on ka pimeduses, kui me valime halvasti, siis järgmised on veel halvemad valikud ja veel kord halvasti läheb veel halvemaks. Ja nii-öelda lõpputuloks me võime sattuda väga kohutavasse olukorda, kus on ainult väga halvad ja veel halvemad asjad. Nii et see niisugune nagu hargnemiste süsteem nagu puuna kehtib kõigil inimestel igas olukorras, igas kultuuris. Ja ma arvan, et see on isegi religiooni ülene asi. Meie sinuga ei ole ju kuidagi eriti midagi ette võtnud selleks, et sündida kristliku kultuuriruumi. Ja see, et meil on selline Jumala teadmine või Jumala tundmine, nagu ta meil täna on, ei tähenda, et me oleks kuidagi paremad näiteks mingisugusest, ma ei tea, Afgaanist näiteks, kes võitleb selle eest, et olemas olla. Ja ta on juba mitu põlvkonda võidelnud. Ja ainus asi, mida ta teab, on Allah. Ja see on ka sellises kummalises versioonis. Aga iga inimene peab ikkagi tegema valiku, mida ta nende kaartidega teeb. Ja võt see meie vastutus ei alga sealt, et miks ma sündisin siia või sinna. Mõned inimesed sünnivad ju, ma ei tea, vägistamise tulemusena. Mõned inimesed sünnivad, ma ei tea, nad ise ka ei tea, kuidas, naine ei teagi, kuidas või kellest teda rasedaks jäi, mis asjaoludel. Ja need võivad olla väga meeleheitlikud asjad. Tundub, et inimene ei tähenda nagu üldse midagi selles olukorras. Rasedus on nagu tööõnnetus või mingi selline asi. Aga sellest hoolimata ei ole ühtegi inimest, kes ei peaks olema siin. Ilma Jumalata ei ole siin mitte kedagi. Jumal on andnud kõigile õiguse olla siin, arvata midagi, teha jalajälgi, õppida tundma seda maailma ja siis õppida ka tundma teda. Ja siis vastavalt kasvada nii kaugele, kui keegi meist saab kasvada. Ja võib-olla see tundub niisuguse kummalisena, et miks me ei arva, et kõik on ainult nagu kristluse keskne. Seepärast, et lihtsalt kristlus ei ole maailmas valitsev religioon. Et väga palju on teisi inimesi, aga nende tunnetus ei ole olemata ja nende valikud hea ja kurja vahel ei ole ka olemata. Nii et selles mõttes, milline valgus kellelegi antakse, ka see ei ole meie teha.
aga piisavalt valgust, et leida tõde ja leida see, mis sinule kättesaadav on, nii palju antakse igale ühele. Ja piibel on selles asjas hästi selge, et need, kellel on Jumala seadused, siis ma mõtlen lausa need Heebrea Jumala seadused, et nendele mõistetakse kohut seaduse alusel. Ja kellel neid ei ole, nendele mõistetakse kohut südametunnistuse alusel. Et selles mõttes me ei saa ka öelda nii-öelda, et ainus võimalik eksisteerimisviis on nagu juudeo-kristlik. Et see paraku lihtsalt ei ole tõsi. Mina ei ole ju, ma arvan, et kui ma oleks Iraanis sündinud koos sinuga, me oleksime sinuga vinged moslemid. Ma küll arvan nii. Päris kindlasti. Jah, kui nüüd ei oleks Jumal kuidagi sekkunud sellesse ja meile mingit muud valgust andnud, aga tõenäosus on väga suur. Et selles mõttes, milline kultuuriruum, milline teadmine, seda me ei saa valida. Aga selle piires me vastutame oma valikute eest. Ja nüüd sinu küsimuse teine osa, et kuidas nagu kaardistada seda või kuidas navigeerida. Üks asi, mida me peame kindlasti vaatama oma olukorra määratlemisel, on see, et mis seisus see asi meil on. Ja siin aitavad meid just Jumala seadused, ma mõtlen piibli, Moosese raamatud näiteks, kus on enamik seadusest väga selgesti ette loetud ja eriti just 5. Moosese 28. peatükk, kus on sõnakuulelikkuse õnnistus, sõnakuulmatus on eedus. Ja seal on need nähtused ja tunnused ära loetletud, mille alusel me võime öelda, kui palju me oleme siis nagu needuses või kui palju suur osa meist on õnnistuses. Ja siis 30. peatükk sealt edasi samas raamatus ütleb meile, et mida teha siis, kui me oleme sattunud needuse alla. Ja iseenesest me peaksime vaatama üle oma suhte õiglusega ja õigusega. Et igal ühel inimesel on südametunnistus. Kõige suuremal, ütleme, sa oled sündinud rööblipandesse või sa oled maffiasse sündinud näiteks. Isa on maffiapealik näiteks või keegi, isa on palgamõrvar näiteks. No, juhtub nii, need inimesed ju on ja nendelgi on lapsed. Et kui sa saad teada, mida isa teeb, eks ole, siis nüüd on sinu koht teha valik. Mida sa sellega teed? Kas sa jätkad või sa otsustad, ei, ma ei ole selline nagu isa. Ja prohvet Hesekeli raamatus ütleb ka väga hästi ja selgesti, et see asi on täpselt niimoodi, et sa oled küll sündinud oma isa ja vanemate, esivanemate mõju alla, aga sa ei ole nende poolt vangistatud, et sa saad väljuda sellest mõjust, kui sa seda tahad. Ja seda ütleb, Jumal ütleb väga selgesti just Hesekeli nendes peatükkides, et kui õel pöördub oma õelusest või kurjusest ja teeb seda, mis on õige, kahetseb oma kurja, teeb seda, mis on õige, ta jääb elama, ta ei sure. Aga kui õige pöördub oma õigusest ja teeb kurja, teeb ühe ainsagi neist asjast, mida õel teeb, et siis ta peab surema, ta ei jää elama. Ja samast, kui ta siis uuesti pöördub ja ta jääb ikkagi elama. Et me ei ole võrdsed, see võrdsuse kontseptsioon on tohutult segadusse ajanud inimesi, et me oleme kõik võrdsed. Me ei ole tegelikult mitte millegi poolest võrdsed. Meil on kõigil erinevad kaardid ja erinevad mõõdud. Reeglid on meil kõigil ühed, aga arm, mis meil on kingitud, on igal ühele hästi personaalne. Ja sellest me oleme ka juba varem rääkinud, sellepärast me ei saa üksteisega võrrelda. Mina ei ole sellised päritolugu nagu sina. Me oleme head sõbrad, aga me ei ole võrdsed selles asjas. Sinu taust on teistsugune, minu taust on teistsugune. Ja kui me nüüd vaatame seda, kui inimese selja taga on näiteks mõrvad, ülekohus, küüditamine, väljapressimine, kurja, ütleme oma ametiseisundi kurjaks tarvitamine näiteks. No inimesed kasutasid oma võimuspositsiooni, igal ajal kasutavad inimesed selleks, et teha kurja teistele näiteks või ennast kehtestada või võtta neilt ära seda, mis talle meeldib ja õiguse vastaselt küll tema oma ei ole, eks ole. Ja nii edasi, et igasugust asju tehakse. Kui kellegi minevikus on selliseid asju, siis kindlasti tuleb nendega tegeleda. Vaata läbi, kust sa tuled, mis on sinu selja taga, milliste mõjude alla sa oled tulnud ja siis otsi abi, mida sa pead tegema, et sa sealt välja saaksid. Ja Jumal annab igale inimesele võimaluse lõigata see ahel läbi, need mõjud lõigata läbi. Oletame, et isa on alkohoolik, peksis sind ja ema ja mida kõike, et sina ei pea olema alkohoolik. Aga selleks, et see murda oma elus, see sund, sest inimene tavaliselt vihkab seda, kui ta niisuguse asja all on ja ta vannub, et tema küll selline ei ole ja siis, kui ta suureks saab, siis ta leiab, et ta teeb täpselt sama asju vastu oma tahtmist. Ta vihkab seda, aga ta ei saa aru, miks ta nii teeb. Sellepärast, et see on programmeeritud temasse. See on niisugune vaimne seaduspära.
no nii nagu näiteks ütleme, pere läheb lahku, isa jätab ema maha, siis selle ema lapsed tõenäoliselt jätavad oma naised ka maha omal ajal või oma pere maha. Et need on multipleeruvad või niisugused jagunevad asjad, mis korduvad ühe uuesti, aga sa ei pea neid tegema. Näiteks kui sul on alkohoolikust isa, nagu me tõime näiteks, oletame, et sul on, siis sa saad oma isale andeks anda. Öelda, et isa, ma annan oma isale andeks Jeesuse nimel. Ma ei mõista tema üle kohut, see ei olnud õige, mis ta tegi, aga ma lasen ta lahti. Ja Jumal anna mulle andeks, et ma olen võtnud kohtumõistmise üle tema üle enda kätte, eks ole. Ja tulemus on see, et sa vabaned sellest asjast. Ja sa ei pea enam vastu oma tahet. Sa ei ole sunnitud tegema asju, mida sa vihkad. Samamoodi patuvõim inimese üle on suurem kui meie kellegi tahtejõud. Patuvõimust saab vabaneda niimoodi, et tullakse Jumala juurde ja öeldakse, et Jumal, ma annan ennast sinule naha ja kõrvadega. Ma alistun sinu reeglitele, sinu seadustele, ma tahan sind enda sisse. Et ma ei taha pimedust teenida, ma ei taha teenida himusid ega pattu ega kurjust ega pimedust, ma tahan teenida valgust, ma tahan anda ennast valguse teenistusse. Ja võt sellised otsused, kui inimene seda teeb ja ta teeb neid Jumala seaduste alusel ja ta teeb seda Jeesuse Kristuse nimel ja ta hüüab Jeesust appi, palub ka näiteks seda, et Jumal õpeta mulle oma teed. Inimese elu hakkab muutuma, saatus hakkab muutuma. See jumalik seadus, mis on 5 Moosese 30, ütleb, et kui inimene võtab Jumala seadused oma südamesse ja pöördub nende alla, nagu õpetussõnad Saalomoni kaudu ütlevad, et pöördu minu noomimise alla, et ma lasen sulle voolata oma vaimu ja teen sulle teatavaks oma sõnad. Eks ole, siis ja inimene järgib seda kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, terve oma perega, kõike ja otsustab pidada kõike, mitte ainult natukest osa, vaid kõike otsustab pidada. See on siis täielik alistumine tegelikult. Siis Piibel ütleb, Jumal pöörab tema saatuse. No paljud inimesed ei tea üldse mitte millestki, mitte midagi. Ja kõigele lisaks on nad väga kohutava iseloomuga. Ja siis tuleb Jumal ja puudutab neid ja sünnib midagi täiesti erakordset. Nende elud muutuvad, nad hakkavad elama ja tahtma olla valguse lapsed. Nad tahavad käia hoopis teistmoodi. Nad tahavad teha õigust ja mitte kurja. Kui selline nüüd olukord on, mida sa sellistest inimestest oskad öelda? Piibel räägib meile ka valikutest, et ta on valinud teatud inimesed. Ja ta tuleb nendele niimoodi pooltee peale vastu või rohkemgi. Ta sirutub oma armus välja ja tõstab need nagu natti pidi välja nagu kutsikad kuskilt, ma ei tea, tünnist, eks ole. Aga ma ei oska seda rohkem põhjendada, miks ta nüüd niimoodi valib, sest Piibel ütleb, et ta on suveräänne valija. Seda ei saa ära teenida, et ta sind niimoodi võtab. Aga mida tuleb teha on see, et kui ta sind niimoodi on kohanud, siis seda tuleb hinnata. Sest et need asjad ei ole igapäevased. See ei ole enda võtta, et tulen Jumala juurde siis, kui tahan. Me oleme sellest varem ka rääkinud, aga see on nagu keegi oleks sulle teinud mingisuguse üleloomuliku akna või ukse lahti. Sa võid sealt minna sisse, kui sa tahad, seal on sinu nimi peal ja see on selleks, et tõsta su elu nagu kvalitatiivselt hoopis teisele tasemele. Aga paljud ei oska seda niimoodi hinnata. Ometi isegi nendel inimestel, kellel on nagu soov ja igatsus minna nagu valgusesse, nad ei tee seda hirmu pärast, nagu sa ütlesid, ega mingisuguse muu asja pärast, vaid sellepärast, et nad ei taha olla sellised, nagu see maailm on. Nendel on ka probleeme ja ütleks, et üks hea doos hirmu kulub neile ära kõvasti. Mäletan ise ennast, olen täpselt sama kuulnud teiste suust. Olin kunagi ühe lukshotelli kõrgemal korrusel kuskil ühes liiduvabariigis, vaatasin aknast välja ja ütlesin, Jumal, ma olen valel planeedil. Ma olen täiesti valel planeedil, et ma ei taha elada nii, nagu siin elatakse selles maailmas. Minus ei ole mitte midagi seda, mis nendes on. Ma oskaksin teha paremini kurja, nad teevad seda ka väga nõmedalt ja rumalalt. Ma oskaksin olla alatum, kiirem, kurjem, õelem veel, kui nemad on, aga ma ei taha, see on mulle jälk. Ma soovin olla nagu paremas maailmas, ma tahan sinu maailma, ma tahan seda maailma, kus õigsus valitseb. Ja võt sealt alates algas nagu ka minu tee. Ma kunagi arvasin, et see on minu enda headus. Päris kindlasti see nii ei ole. Ma ise oleksin tõenäoliselt võib-olla loomastunud edasi. Aga ta tuli mulle vastu ja puudutas mind ja see, mis oli minus sündinud, oli nii tugev, sest ma ei või enam niimoodi elada, ma ei saa, ma lihtsalt ei suuda.
aga see ei tähenda, et ei ole vaja nagu probleeme ületada ja see ei tähenda, et ei tule tagasikukkumisi. See ei tähenda, et sul ei ole vaja meenutamaks nagu seda, et sul on oda tegelikult selja taga, et kui sa selja taga tagasi lähed, et siis sa tegelikult hävid täielikult. Et see on kõigil ühesugune ja piibel ütleb lausa niimoodi, et Jumal oma armsaid, ta karistab lausa. Siis ta ütleb, et ta ehmatab neid unenägudega. Lausa nii ütlebki, et ehmatab neid unenägudega. Niimoodi, et päästa meest surmast ja tema elu odaotsa jooksmast ja muid selliseid asju, et kui sa ärkad üles, sa võid higin olla hirmust, sest sa oled näinud tegelikkust, millesse sa võid tegelikult sattuda kunagi, kui sa ei muuda oma kurssi. Et need on väga olulised asjad, aga Jumal teeb veel midagi peale selle. Ta annab nimelt, kui sa käid sellel teel ja otsid teda ja avad oma südame talle, siis ta annab sulle nagu ülekandeid taevast. Ja need lihtsalt antakse keegi, sa võid üldse mitte vaimulike asjadega tegeleda. Mina olen näiteks trollibussis sõitnud ja vahtinud tuima näoga oodates oma õiget peatust, eks ole, vahtinud seda silti, mis ütleb piletide sõidu eest trahv nii ja nii palju ja nii edasi. No täiesti mõttetu koht, lihtsalt ootad, et see aeg läbi saab, millal see troll sinna õigesse kohta jõuab. Ma saaksid välja minna ja äkki tuleb midagi taevast minu sisse. Ma ei ole seda küsinud, ma pole teadnud küsidagi. Ja see miski annab mulle täiesti teise vaate, täiesti teise tarkuse, teise tasandi olemiseks ja mõistmiseks. Ma pole seda väärt tulnud, ma pole seda osanud küsida, ma pole teadnudki, et nii saab üldse. Ja see on tuli ja see nagu ühildus minuga ja sai osaks minust ja see on alatiseks minu osa. Ja ma olen alatiseks muudetud. Võt selliseid asju teeb ka Jumal. Et me võime ikkagi öelda, et Jumal ehitab meid üles kõiki, kes on valguse lapsed. Ja sellepärast, kui me kaardistame ennast, siis me kaardistame ennast just selle mõttega, et vaadata, kust on tulemas need pimeduse kanalid, et nad sulgeda. Ja siis võiksime nad nagu kinni panna ja siis teha lahti kõik valguse kanalid. Olgu siis need suguvõsa needused, olgu siis need lausumised või ennustused või mis tahes nõidused, mis meie kohta tehtud on või midagi iganes. Ja me teeme selge lahutuse, me ütleme lahti kuradist, kõigist tema tegudest, kogu tema olemusest Jeesuse nimel ja nii edasi. Ja me pühendame ennast täieliku teadlikkusega saama valguse lapseks. Ja see on üks väga võimas salm, mida piibel ütleb, aga kõigile, kes teda vastu võtsid, siis Kristust, neile andis Jumal väe saada Jumala lapsiks, kes usuvad tema nimesse. Ja see saamine on läbi terve elu kestev protsess, aga see algab otsustega ja see algab kaardistamisega. Nii et meil on igal ühel võimalik käia oma elu ja läbida see rada niimoodi, et me jõuame tegelikult koduväravasse. Ja see on võitlus sageli, see on sageli võitlus iseendaga. Aga igal hetkel, nii palju kui meil valgust on, püüdkem selle valguse poole küünte ja hammastega, kas või kulmude peal, aga võt ei ole kuri. Ei tee nii, nagu ma olen loomuomane teha. Ei ole niisugune õel jurakas, nii nagu minu ümber inimesed võib-olla ütlevad ja küsivad, kas sa ei olegi nagu õige mees või midagi niisugust. Nii et sellised võimalused on Jumal andnud igale ühele. See ongi Kristuse hea sõnum, et ei pea enam nii olema. Ei ole enam sunnitud nii olema. Sa oled vaba, kui sa tahad, sa võid väljuda ja tule valgusesse.